Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen. See pühakirja lugemine, mille ma tänaseks evangeeliumiks valisin, on ühest küljest väga lihtne. See kõneleb meile andeks andmisest ja mitte andeks andmisest. Aga tegelikult on siin peidus pisut rohkem, kui me ehk esimesel hetkel arvata oskame. Nii et ma natukene kõnelen sellest tänasest pühakirja lugemisest ja siis ütlen, miks ma selle just usupuhastuspühaks valisin. Me kuulsime siin kõigepealt sellest, kuidas Peetrus tuli Jeesuse juurde ja küsis, mitu korda võib tema vend tema vastu patustada ja temal tuleb talle andeks anda. See küsimus ei tekkinud Peetrusel iseenesest. Jeesus oli just enne seda rääkinud sellest, mismoodi tuleb kohelda neid, kes patustavad, aga mitte lihtsalt aeg-ajalt või vahel või kogemata, vaid kes teevad seda teadlikult ja kangekaelselt ega kavatsegi oma eksimust kahetseda. No mismoodi tuleb sellise inimesega käituda? Jeesus annab väga selge juhise ja ütleb, kõigepealt mine räägi selle inimesega 4 silma all. Ja kui siis see ei aita, võta veel 1-2 inimest endaga kaasa ja minge rääkige uuesti. Ja kui see ka ei aita, siis andke teada kogudusele ja katsuge teda manitseda. Ja kui see ka ei aita, ütleb Jeesus, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. Mida see viimane tähendab? See tähendab ühest küljest seda, et sa peaksid tegema enda ja selle inimese vahele selles mõttes vahe sisse, et sa ei saa tema kaasosaliseks, aga ka paganatesse ja tölneritesse tuleb suhtuda ikkagi armastusega ja sooviga, et nad võiksid oma ülekohtust pöörduda ja õigele teele tagasi tulla. See tähendab, neid inimesi kindlasti ei tohiks endast lõplikult eemale tõugata. See ei ole lihtne, see vahe tegemine. Ühest küljest siis nagu öeldud, nendega mitte kaasosalisteks saades, aga teisest küljest siiski jättes neile võimaluse tagasi pöörduda, oma elu muuta. Üks probleem selle asjaga on, et kuigi teooria on ilus, siis praktikaga on ikka nii, nagu praktikaga kipub olema. See tähendab, et kui me nüüd mitte ei pane ennast selle patustaja olukorda või tema seisukohale ei aseta, sest kes meist tahaks seda teha, me oleme ikka need, kes näevad, mida teised halvasti teevad, siis väga tihti me kukume läbi juba selle esimese etapi juures. Mis on see, et kui sa näed, et keegi on eksinud või eksimas, siis mine ja räägi temaga 4 silma all. Ma kardan, et selle etapi me jätame tihti peale vahele. Sest me ei räägi mitte selle inimesega 4 silma all, vaid me räägime kellegi teisega, sellest inimesest. Kui nüüd Peetrus tuli Jeesuse juurde, siis eks ta oli natukene segaduses kogu selle õpetuse peale, et mida ta siis ikkagi tegema peab, kui palju kordi tuleb siis anda sellele teisele inimesele võimalus. Kui palju kordi tuleb hakata jälle algusest peale sellest esimesest etapist 4 silma all rääkimisest alates. Ja Jeesuse vastus ongi see tähendamissõna.
Ja mida see vastus tegelikult meile ütleb, on see, et aga küsi teistpidi. Küsi, et kui mitu korda sa tahad, et sinule uus võimalus antaks. Kui mitu korda sa tahad, et sulle andeks antaks. Kas vennale 7 korda andeks anda on palju või vähe? Kas see, kui sulle 7 korda andeks antakse, on palju või vähe? Või 70 või 77 korda? Ja siis räägibki Jeesus selle tähendamissõna ühest sulasest, kes on oma isandale võlgu 10 000 talenti. Talent oli eeskätt kaaluühik, aga kuna kaaluti ka väärismetalle, muuhulgas hõbedat ja kulda, siis oli talent ka rahaühik. Ma ei nimetaks seda maksevahendiks, sest et ma ei usu, et oli olemas nii kalleid asju, peale mõne riigi või linna, mille eest oleks tulnud maksta talent kulda, sest see oli lõpmata suur raha. Selleks, et see sulane oleks selle raha suutnud välja teenida, oleks ta pidanud elama mitusada aastat ja vahet pidamata töötama. See tähendab, et tema võlg isanda ees oli mõõtmatu. Seda ei olnud võimalik kuidagi tasuda. See, kui ta isandale ütleb, et ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik, see on midagi ülimalt naeruväärset ja ilmselt just sellepärast öeldakse meile, et isandal hakkas sellest sulasest hale. Umbes samamoodi nagu ema või isa annavad andeks oma lapsele, kes tuleb nende juurde ja ütleb, et palun andeks, ma enam ei tee. Ja siis järgmine kord tuleb ja ütleb jälle, palun andeks, ma enam ei tee. Ja järgmine kord ütleb jälle, palun andeks, ma enam ei tee. Ja võib-olla ta ise usub seda kuni mingisuguse eani. Aga ema ja isa teavad ju, et küllap ta teeb jälle. Ja sellegi poolest nad annavad talle andeks. Mitte selle lootusega, et see laps võiks neile kuidagi tasuda need eksimused. Ka see isand siin ta teadis väga hästi, et sellel sulasel ei ole võimalik talle tagasi maksta. See on nüüd see üks pool. See on nüüd see pool, et kui mitu korda sa tahad, et sulle andeks antaks. Aga teine pool oli see, mida me kuulsime selle sulase suhtumise kohta teise sulasesse. See võlg, mis tollel temale oli 100 teenarit, on mõõtmatult väiksem kui 10 000 talenti. Tolle aja mõistes umbes 100 päeva palk. Pole väike summa, aga võrreldes 10 000 talendiga siiski peaaegu mitte midagi. Ja see sulane ei suutnud oma võlgnikule andeks anda, kuigi ta oli ise saanud lahti hetk tagasi mõõtmatust võlast. See on see koht, või see on see, nagu öeldakse, veelahe. Ühel pool on see, millest me väga hästi aru saame. Me tahame, et minule antaks uus võimalus, uus algus. Aga kuidagi ma unustan selle ära niipea, kui see puudutab kedagi teist. Siis ma küsin, kui mitu korda ma pean talle andeks andma, kas 7 korrast piisab? Ei piisa. Sest et me kõik vajame pidevalt andeks andmist ja uut algust. Ja see on see nüüd, miks ma valisin selle evangeeliumi just nimelt tänaseks päevaks, usupuhastuspühaks. Sest usupuhastuspüha on ka üks selline püha, mis
tihtipeale toob paradoksaalsel kombel esile just nimelt sellesama vastuolu. Me teame seda lugu, me teame, kuidas 16. sajandil Martin Luther ja teised reformaatorid, nagu neid nimetatakse, püüdsid kõrvaldada kirikust, nii kiriku õpetusest kui praktikast teatud väärnähtusid ja isegi see õnnestus neil vähemalt teatud määral päris hästi, kuigi mitte täielikult, sest et inimloomus on ikka selline, nagu ta on ja sellepärast kipume me ikka tooma tagasi oma ellu, ka oma usuellu ja oma kirikusse neid asju, millest me oleksime pidanud ammu lahti saama. Aga mis on juhtunud minu meelest on see, et kui nüüd sellest usupuhastusest või reformatsioonist räägitakse, siis kuidagi ongi nagu selline niisugune mõtteviis tekkinud, et justkui selle usupuhastuspüha keskmes oleks see, et keegi teine või miski muu peab muutuma, uuenema, puhastuma, olgu selleks siis kirik või minugi poolest me võime selle kanda ka kirikust välja, meie ühiskond või meie linn või meie poliitiline süsteem või poliitikud ise. Keegi teine peab muutuma, keegi peab midagi tegema. Tehtagu, sündigu. Aga tegelikult, miks me peame usupuhastuspüha, see põhjus on selles, et me vastupidi peaksime suunama oma pilgu ise endale ja mõtlema sellest, et mis meis endis peaks muutuma, vajab korrastamist, millest mina peaksin vabanema ja vastupidi, milles mina peaksin edenema või kasvama. Sest et ma ütleksin ka väga pragmaatiliselt, neid asju meie ümber, meie maailmas, mis kindlasti vajaksid parandamist ja muutmist, on nii palju. Ja need on enamasti nii suured ja meie isiklikult seisukohalt võttes nii abstraktsed või nii kauged, et me ei saa nende suhtes eriti midagi teha. No midagi me saame. Aga see on umbes nii, et sa istud õhtul televiisori ette, vaatad uudiseid, kuulad, mida need poliitikud seal räägivad või jälle teinud on, vihastad, natuke kirud ja sõimad. Aga mis sellest muutub? Ja mis sellest üldse saaks muutuda? Selle asemel, et vaadata enda ümber ja enda sisse ja öelda, et kuule, olgu seda kogu maailma ma korda teha ei saa, aga äkki on siin samas minu elus, minu ümber, minu enda sees midagi, millega oleks võimalik üht-teist ette võtta. Nii, et ka nendel inimestel, kes on minu ümber, see väiksem, see lähedane ring võiks sellest rõõmu olla. Minu meelest see on see, mida see tänane evangeelium tegelikult meile väga selgelt ütleb. Kui me nüüd kujutame ette seda sündmust seal, see mees, kellele just on andeks antud mõõtmatu võlg, kellel on võimalik oma elu tõepoolest uuesti alata, minna täiesti vabana ja öelda, et nüüd sellest päevast alates on kõik hoopis teisiti.
ma olen vaba. Mida see mees teeb? Esimese asjana ta, nagu öeldakse, leiab ühe kaassulase. Ma ei tea, kas Jeesus tahab sellega öelda, et ta nagu nimme läks ja otsis, et leida. Võib-olla lihtsalt sattus kokku. Aga mõelge nüüd selle peale, püüame nüüd seda ette kujutada. Kui sulle on just antud andeks mõõtmatu võlg ja sa lähed välja. Ja siis tuleb üks inimene sulle vastu. No, mis oleks see niisugune elementaarne ootus, mida sa sellele inimesele ütled? Eriti, kui see inimene on sulle natuke raha võlgu. No, mis oleks see, ma ütleks mitte ainult lihtsalt õige asi, vaid nagu täiesti enesest mõistetav asi teha. Öelda, et kas sa tead, mis praegu juhtus? Mulle anti 10 000 talenti andeks. Sinu võlg on kustutatud, ära muretse selle pärast. Ma tean, et sa oled mulle 100 teenorit võlgu, ära muretse, kõik on korras. Lähme, peame ühe peo maha. Kas see ei oleks see loomulik asi, mida teha? Aga mida tema teeb? Ja see on selline, kuidas öelda, niisugune torge meie kõigi südamesse või küsimus meile kõigile, et aga kuidas siis ikkagi minuga? Või nagu selle Peetruse küsimuse puhul, et mismoodi ma selle küsimuse ikkagi esitan? Et kui palju, mitu korda ma pean oma vennale andeks andma? Kas mulle tuleb meelde, et küsida, et aga kui palju kordi, kui ma tahan otsustada, kui palju kordi vennale andeks anda, kui palju kordi ma tahan, et mulle andeks andaks? Et kui minu sees, minu elus, minu mõtlemises midagi muutub, siis võiks muutuda ja muutubki midagi ka minu ümber. Kui see sulane, kes oli saanud andeks oma 10 000 talenti, oleks andnud andeks ka sellele teisele sulasele, see tähendab, et mitte ainult tema ja tema pere, vaid ka see teine sulane oleks vabaks saanud. Ka tema oleks võinud rõõmu tunda sellest, mis on juhtunud. Ka tema oleks võinud minna ja öelda oma naisele ja lastele, et teate, me oleme sellest murest lahti. Ja võib-olla oleks siis temale tulnud vastu keegi, kes oleks temale olnud võlgu 10 teenorit või vähem või rohkem. Ja ta oleks talle öelnud, et kuule, tead, mis minuga praegu just juhtus? Mu võlg kustutati. Ära muretse, ma annan sulle ka andeks. Kui me räägime usupuhastusest või elupuhastusest või uuendamisest või uuest algusest, siis see on see, mis peaks olema, nagu ma ütlesin, enesest mõistetav viis, kuidas me käitume. Aga me teame, et meie maailmas kahjuks ei ole alati nii. Ja nüüd me ei tohi langeda sellesse lõksu, et me hakkame nüüd mõtlema, et aga meie maailmas ei ole ju asjad niimoodi ja mida me siis teeme? Helistame oma senaatorile või istume televiisori ees ja kirume natukene. Või äkki lihtsalt prooviks nii, nagu me just nägime ja mõistsime, et oleks õige. Muutes midagi endas, oma suhtumises, alustada seda igasuguses mõttes puhastamist ja uuendamist iseendast ja enda ümbert. Ja kas me siis kunagi jõuame kuhugi väga kaugele ja kõrgele tasandile, tõenäoliselt mitte. Aga mis siis? Kui me saame midagi muuta siin selles kohas, kus me oleme, siis me oleme teinud seda, milleks me oleme loodud. Aga kui mitte, siis see võib kõlada ju ülekohtusena, millega meie evangeelium lõpeb, aga Jeesus ütleb nii. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie igaüks kogu oma meelest või südamest ei anna andeks oma vennale. Tegelikult ei peagi ta midagi tegema.
Sest et kui me vabaks saanuna ennast tegelikult kohe jälle oma enda isekuse ja ahnuse ja ihtsuse orjusesse müüme, siis Jumalal ei olegi tarvis meid karistada. Ja Jumal ei tahagi meid karistada, vaid ta tahab meile andeks anda ja iga päev uue alguse, uue elu kinkida. Täpselt nii palju kordi, kui me aga tuleme tema ette ja teda tema halastuses appi hüüame. Aamen.